tere ilusat teisipäeva, taas kord tegutsemisamps, et teha midagi ära enda ettevõttes. minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval kutsun ma külla oma ala spetsialisti, kes räägib meile, kuidas midagi ära teha. Ja täna on külas meil proua ekspert ehk siis Marika Juusu, kes on ühtlasi ka üks veebikooli loojatest ja täna ta räägib ja näitab, kuidas muuta koduleht personaalsemaks, et iga inimene, kes läheb, siis vastavalt temale see leht siis kuvatakse sellisena, kuidas see võiks olla, kuidas võib-olla rohkem käivet teha. ja Marika, ma annaksingi kohe siis jutujärje sinule. Ja tere hommikust, ilusat jaanipäeva kõigile siit Kuusalu metsast. Loodame, et internet peab vastu ja kui ei pea, siis me Triinuga juba leppisime kokku, et kui ma kinni kiilun, siis ma teen ühe video korraliku, mis näitab ära ikkagi selle tööriista. Aga täna mul ei ole tavapäraselt, ma ei näita nagu ekraani jagades sellist hiirega liikudes nii-öelda kuskil seal lehe peal, vaid pigem siis annan ülevaate läbi slaidide, et mis tööriist see on ja tõesti, mina isiklikult usun seda, et mida rohkem nagu see kodulehtede tegemine muutub kättesaadavaks kõikidele lihtsamaks ai läbi, seda olulisem on oma äri personaliseerida vastavalt kasutajatele. Ja siin pluginas on tegelikult nii palju erinevaid võimalusi, nii et ma loodan, et see inspireerib sind mõtlema ka, et kuidas tegelikult sul on võimalik näidata sellist personaalset sisu just vastavale kasutajale. Ja ma jagan siis oma ekraani ja hakkame siis pihta. Nii, kõigepealt, et mis on see Visibility, selle plugina nimi on siis Visibility Logic for Elementor, et kui sa Google'isse paned, siis sa saad selle lingi ja ma usun, Triin paneb siia selle chati ka. Et neid tegelikult sarnaseid pluginaid on teisi ka veel, et see on siis samamoodi nagu tavapäraselt ikka, enamus WordPressi pluginad on sellised freemium ärimudeliga, et mingi osa on tasuta kasutusel ja mingi osa siis on tasulise kasutusega. Ja vaatame üle ka, mis seal siis tasuta ja mis seal tasulise variandina on. Aga põhimõtteliselt on võimalik nagu siin teha erinevaid asju ja siin võimaldab näiteks siis kuvada või peita neid Elementori elemente. Et siin on hea märgusõna ka, et siis sobib Elementori kasutajatele ja ta hästi integreerub sinna Elementori sisse. Ma pärast näitan reaalselt ka, kuidas ta siis Elementori sees nagu nähtavale tuleb iga sellise elemendi puhul. Aga siin on erinevad siis variandid, et mida siis üldse nagu, noh, tegelikult on lõputult neid variante, sa võid ise genereerida neid välja, aga tegelikult siin on siis nagu põhiliselt võib-olla sellised näitajad, et kas kasutaja on sisse logitud või ei ole logitud. Noh, veebikoolis on see väga tavapärane asi, et meil on väga oluline vahe selles, et kas inimesed, kes on sisse loginud veebikooli, näiteks on ostnud mingi kursuse või osalevad mingis õpiprogrammis ja seetõttu me tahame võib-olla kuvada neile näiteks mingeid erisoodustusi, eripakkumisi, mida me võib-olla tavakasutajale kuvada ei saa. Ja just hiljuti, mida ma selle pluginaga tegin, oligi näiteks õpinädalal oli siis premium paketi soodustus, kus sisse loginud kasutajad nägid natuke teistsugust hinda kui need, kes siis olid mitte sisse loginud kasutajad. Ehk siis kindlasti sinul on ka kliente erineva taseme peal, võib-olla neid, kes on sinu VIP-kliendid, võib-olla need, kes on sinu seal sellised nagu uued kliendid on ju, mis iganes pakkumise sa näidata tahad, siis WooCommerce'i põhiselt on see hästi hea näidata. Väga äge on see, et sa saad ajastada mingeid kampaaniaid, näiteks jaanipäeval. Noh, sa ei viitsi jaanipäeval tööd teha, tahad olla metsas nagu mina ja, ja siis sa lihtsalt panedki sinna, seadistad mingisuguse kampaania käima ja niipea kui jaanipäev lõpeb, see automaatselt kustub ära ka. Nii et sa ei pea mõtlema selle peale, et kui ma pean hommikul kell 7 ärkama jaanipäeval sellepärast, et mingisugust kampaaniat maha võtta. Siis ka sellised peened asjad nagu brauseripõhine nähtavus, et seda ma isegi praegu, võib-olla sa oskad ise tuua mingi näite, et mis põhjusel võiks olla näiteks brauseripõhine see näitamine või mitte näitamine, aga ka sellised võimalused on olemas. Ja kasutajate metaandmetel põhinev nähtavus ja me pärast näitame neid täpsemalt siis, mis seal on. Aga jah, et näiteks ongi, et sa saad kasutada nii, et kui sisse logitud kasutaja ja sa ütledki aitäh, et sa oled meie VIP-klient või midagi sellist ja mõtle, kui lahe on see, kui sa lähed veebilehele ja mingi sõnum on, sa tunned ära, et see on nagu spetsiaalselt sinu jaoks. Ja kuidas see siis töötab? Nagu pluginad ikka, sa pead lisama selle plugina enda WordPressi saiti, avama selle Elementoris ja saad siis selle soovitud elementi näidata. Ja siin on ka mõned näited siis selle kuupäeva osas. Ma võtan lahti siin kõrvalaknas nüüd selle plugina näitan ka, et ma olen ükskõik, mis konkreetsel sisulehel sa seda kasutada saad, kui sa oled aktiveerinud, siis ta ilmub sulle siia vasakule poole tulpa Elementori nagu Elementori sisse selliselt, et ükskõik millist
elementi sa oma veebilehel kuvad. näiteks ma võtan selle pealkirja või võtan siin selle teksti, võtan selle nupu, vahet ei ole, mis element see Elementoriga tehtud on. sa leiad selle endal sellise lisa nagu alamjaotuses nagu conditional display, kui sa lülitad selle nupu sisse, siis siin ongi põhimõtteliselt äh, kõigepealt see action ehk siis see, mida sa näidata tahad, et kas sa tahad näidata või sa tahad vastupidi varjata. ja nüüd siin on näha, millised võimalused siin tegelikult on. on postituse tüübi järgi, näiteks kas see on blogipostitus, kas see on mingi muu nagu postitus internetis, kas see on mingi brauseri põhjal, kas inimene kasutab Firefoxi või kasutab Chrome'i, kas see on siis kuupäeva ja aja põhjal, kas see on näiteks mingisugune korduv periood, siis on dünaamiline väli, dünaamilist välja saab ka oma veebilehel lisada nagu erinevatele moodulitele. siis on näiteks see, oih, oota, vaatame just ette. Query string, see tähendab siis seda, et ta saab panna ka URL-is, kui kodulehe URL-is on mingisugune täpsustus seal, kas näiteks tehtud võib-olla selle Google'i näiteks selle, kui reklaamitakse, saad panna ühesõnaga, mis iganes stringi sa sinna URL-i paned, sa saad ka selle põhjal nagu näidata inimestele siis või mitte näidata. Siis siin on visit count, et näiteks kui palju, mitu korda inimene on külastanud see lehte. Võib-olla sa ei taha näidata pop-up bännerit või mingit pakkumist üldse inimesele, kes on esimest korda sinu veebilehel. sa tahadki näidata spetsiaalselt seda inimesele, kes on nii-öelda soe klient, kes juba teab seda pakkumist. noh, minul on siin praegu selline maandumisleht nagu WordPressi koolitus. Iga päev siis meil niisugune põhjalik koolitus, mis on hommikul kella 10 kuni kella 4 ja reklaamid käivad. Ja oletame, kui ma tahaksin praegu näidata nendele inimestele, kes tulevad juba teist korda või kolmandat korda siia lehele mingisugust konkreetset elementi, siis seda ma saaksin siinsamas lehel teha. Ma lähen tagasi siia slaididesse ja vaatame, mis siin siis veel meil kirjas on. Ja siin on näha siis need tasuta ja siis ka tasuta versiooni puhul, mis on variandid olemas. Et ongi siis sisu kuvamine vaid sisse logitud kasutajale, brauseripõhine kuvamine, nädala, päeva või kellaaja piirangud, tervitustekstid või eripakkumised, kui sa tahad neid ajastada. siis saad peita terved sektsioonid ja ja vaatame, mis on siin siis ka sellel tasulises versioonis olemas. Pro versioon annab siis natukene rohkem neid võimalusi, et siin on võimalik ka geopõhine kuvamine ehk siis asukohapõhine kuvamine. Et näiteks kui Triin on praegu Tais oled, on ju? Jah, et siis temale midagi näidata, aga võib-olla näitan ainult eestlastele, on ju, võib-olla näitan noh, mingite riikide põhiselt. Siis samamoodi see Pro versioon annab rohkem võimalusi e-poe omanikele, et tegelikult kui sul on e-pood, siis tasub täitsa nagu kaaluda selle Pro versiooni ostmist, sest see annab sulle siis võimaluse kuvada näiteks inimesele, kes on juba pannud ostukorvi mingi toote, et tal on ostukorvis toode olemas, aga ta surfab sinu lehel veel ringi edasi. Ja siis sa näitad teatud lehtedel talle veel mingit lisapakkumist, mis sobiks näiteks kokku selle ostukorvi tootega. Või näiteks, kui inimene on ära ostnud midagi, samamoodi olen kasutanud seda siis nii, et kui inimesed olid ära ostnud juba premium paketi kodulehe õpinädalale, siis ma enam ei kuvanud seda teadet neile, et siin on premium pakett ja nii mõnus oli teada, et sa ei pea nagu tegema pakkumisi inimestele, kes tegelikult on juba selle asja ära ostnud. Ja IP ja viitepõhised reeglid ja ühesõnaga siin siis Pro versioonis läheb natukene kogu see asi peenemaks. Nii et siin on mul ka üks niisugune tabel tehtud võrdluseks tasuta asjadega, mida saab ja Pro versiooniga, mida saab, aga nagu ikka pluginatega, siis tasub niimoodi teha, et alguses võtad selle tasuta versiooni ja kasutad nii kaua, kuni sul tuleb ette vajadus Pro versioonile. Ja kui sa tunned, et siis äriliselt tasub ära, on ju, siis tasubki osta selle Pro versiooni. Siin on veel mõned niisugused praktilised näited inspiratsiooniks, mida sellega teha saab, ongi siis kas geograafiline sisu, personaalsed tervitused, näiteks ajapõhine kampaania või ainult täna, siis on seadmepõhine, kas mobiilil või desktopil näiteks sa näitad seda, tellimusepõhine, see on jälle Pro versioonis on ju, et kas sa siis, inimene on ostnud mingi toote, näitad talle mingit lisapakkumist või siis ka brauseripõhine kohandamine. Nii et kui sa tunned, et võiks ka rohkem personaalsemat sisu oma veebilehel kuvada inimestele, siis tasub kindlasti alguses proovida seda tasuta versiooni, sest kui sa oled Elementori kasutaja, siis see on hästi lihtne, siin on põhimõtteliselt ükskõik kuhu moodulile sa klikkad
sul tekib siis siia selline koht nagu conditional display. kui sa selle siit sisse lülitad, siis selle konkreetse elemendi puhul saad sa valida siit, mis tingimustel sa seda elementi näitad või ei näita ja nii lihtne see seadistamine ongi. Triin, kas meil on mingeid küsimusi ka või oleme me täna jaanipäeval üksi, äkki kõik magavad, ma mõtlesin selle peale ka, et no täitsa üksi me ei ole ja veel tervitavad Kaari ja Eneli tervitavad meid. tere Eneli, tere Kaari. ja ma mõtlen, et see vist tõesti on nii mugav ka kliendi vaatevinklist, et sa ei näe kogu aeg sedasama infot, vaid et kui sina oled juba ära tõesti ostnud selle, et mind, Mhm, noh, et postkastideks tulevad mingid infokirjad, et olen juba seal, ma tean juba seda kõike et mhm, see on hästi mugav, kui niimoodi vaadata. Eneli just ütleb, et maandumislehtedel saaks seda küll kasutada. täiega ja just see on, noh, ma ütlen, ma ei ole ise ka neid võimalusi kõiki siin, mis siin on, ära rakendanud, aga tegelikult nii põnev on niimoodi mängida, et sa saad tõesti nagu teha pakkumisi teatud tüüpi inimestele. näiteks sa võid teha niimoodi ka, et kui inimene on ostnud ära näiteks mingi toote, onju, ja sa tahadki talle teha erihinnaga nüüd tänu sellele, et ta on ostnud juba ühe toote ära, siis sa teed talle erihinnaga nüüd selle teise pakkumise, onju, ja sa võid olla kindel, et uus inimene, kes tuleb, tema ei näe seda erihinnaga pakkumist, seda peidetud salajast pakkumist, mida saad siis panna selle pluginiga. aga kuidas sa saad seda testida, et see kõik töötab nii nagu noh, et sa seadistad ära, kuidas sa tead siis? Väga hea küsimus. Üldse veebilehe puhul on ju, kui sa veebilehega midagi teed, siis hästi oluline või hästi tihti sage liigutus on see, et kasutada new incognito window, et sama leht, maandumisleht, mis sul on ees näiteks sisse logitud kasutajana ja versus siis see, et sa vaatad incognito vaates, aga jah, näiteks see, et kas sa oled ostnud või mitte, et siis sa pead kasutajat vahetama. Et noh, tegelikult selliseid kasutaja vahetusplugineid on ka olemas, aga noh, nende pluginatega muidugi on see teema, et neid ei tasu liiga palju panna. aga põhimõtteliselt siis jah, peaks ise tegema võib-olla algul testostu ära oma mingi promokoodiga näiteks, et sul on see nagu enda kasutaja küljes see toode olemas ja siis vaatadki konkreetselt seda lehte, et kuidas see töötab. ikka tasub kindlasti testida, aga no ma usun, et selle plugini peale saab ka suht kindel olla. Eneli jagab veel mõtteid, et väga huvitav ja peab katsetama hakkama. Mhm. hetkel meil küsimusi ei ole rohkem tulnud, eks see tuleb ka siis, kui hakkad seda ise tegema. siis ja enda küsimused ja siis saame vastused. ja, aga mina kutsun üles ka, kellel on praegu jäänud nagu koduleht natukene pooleli või tunneb kuidagi, et see kodulehe tegemine on nii üksinda selline pusimine, siis suvel meil toimuvad koolituspäevad. mul on üks väike salaplaan veel, mida ma praegu üldse ei räägi, aga hästi põnev asi, mida ma võib-olla suvel siin tekitan veel juurde just nendele inimestele mõeldes, kes iseendale seda kodulehte teevad oma ärile ja tunnevad, et kuidagi noh, üksinda võib-olla ei oska, ei tea, ei saa nii kiiresti edasi liikuda nagu vaja, et siis meil on suvel toimumas nüüd koolituspäevad pikad 10-st kella poole viieni õhtul, kus siis terve päeva jooksul me keskendume sellele, et saaks esiteks selge plaan, et sa tead, mida oma veebilehele edaspidi ka panna ja rakendada, sest neid võimalusi on nii palju erinevaid ja võib-olla üksinda sa ei tulegi selle peale, näiteks võib-olla sa ei tulnudki selle peale, et siuksed võimalused on ka on ju WordPressis olemas, et sa saad näidata seda personaliseeritud sisu ja just vastavalt sinu ärile kaasa mõeldes sinuga, kuna need on väiksed rühmad, et kuni ainult 10 inimest sinna võtamegi, siis selle päeva jooksul sa saad endale esiteks väga suure sammu edasi liikuda, et saada oma kodulehe struktuuri paika, saada oma kodulehe välimuse paika, aga väga oluline on see, et sa lahkud selle selge plaaniga, et tead näiteks, mida konkreetselt kellegi käest võib-olla sisse osta. ma annan selles osas ka soovitusi, sest mõne asjaga ei tasu ise pusida. nagu sa nägid, seesama Visibility plugin oli tegelikult ju nii lihtne, et sa võid seda ise endale seadistada ja seda sa ei pea teenusena sisse ostma. sa võid katsetada ise seda, on ju, oma lehe peal. aga mõned asjad on kodulehel sellised, mida tasub kindlasti teenusepakkujate poolt sisse osta, nii et sellel päeval valmib sulle selge plaan ka selles osas, et mis on need osad, mida tasub ise teha, mis on need osad, mida tasub sisse osta, mis järjestuses asju teha ja kokkuvõttes saad endale päriselt töötava veebilehe, sest see ongi ju kogu eesmärk, miks me seda veebilehte teeme. me tahame, et meie äri veebis läheks paremini. see oli reklaamlause, Triin, siin lõpus. sa said aru, jah? okei.
ma tahtsin lisada, et see koolituspäev Tallinnas sisaldab ka lõunasööki, et nii aa, vahva see on väga tähtis ja. on teha ka üle veebi, aga kui päriselt inimesi näha ja veel siis lõunatada ka, et see on kihvt. jah, ma panin siia maandumislehega lingi. Mhm. nii et näeme siis Zoomis ja Tallinnas kohapeal, kas siis 26. juuni, 10. juuli või 24. juuli. ja, Aitäh, et sa tulid kuulama ja kindlasti anda märku ka, kui sa hiljem järgi kuuled. nii vahva on alati, kui öeldakse, et tere, tere, vaatasin järgi, et väga kasulik õppija, tekkis veel küsimusi. et meie saame siis anda teile veel vastuseid, mis tekivad just tegutsemise käigus. ja peatse kohtumiseni juba kas sel reedel veebikooli Facebooki lehel, kus on siis reede hommikune õpiamps ja teisipäeviti siin kell 10. aitäh ja peatse kohtumiseni aitäh ja mõnusaid pühi ja aitäh ja mõnusaid pühi.